Eestis on ligikaudu 3800 kilomeetrit mereäärset rannajoont. Lisaks siseveekogud Peipsi ja Võrtsjärv, Emajõgi ning Narva jõgi. Need ja ka paljud väiksemad siseveekogud on etendanud olulist rolli meie riigi, rahva ja kultuuri arengus. Rannarahva peamine elatusallikas läbi ajaloo on olnud kalapüük. Kalapüügiga ehitati maju, koolitati lapsi ja loodi perele turvalist tulevikku. Esimesed kalapüügiühistud asutati juba 19. sajandi lõpul, 20. sajandi alguses. Need olid enamasti ühe küla meestest ja 3-4 paatkonnast koosnevad ühendused. Kuigi neid kutsuti kalameeste seltsinguteks, olid sinna siiski koondunud praeguses mõistes elukutselised kalurid. Püügivahendite areng, väljapüügi suurenemine ning riiklik püügiplaan tingis kalurite ühinemise juba suurematesse kooslustesse. Ühistöös peitub jõud oli loosungiks, mille saatel nõukogude perioodil moodustati kalurikolhoosid. Kalanduses algas massiline kalavalikute väljapüük nii merest kui ka siseveekogudest. Tähtis oli täita riiklik väljapüügiplaan. Üheksakümnendatel Eesti taasiseseisumisel tekkinud üleminekuperioodil nõukogudeaegsed kalamajanduse reeglid enam ei toiminud, aga uusi polnud veel loodud. Kontrollimatu kala väljapüügiga kadus ülevaade Eesti kalavarudest üldse. Eesti ühinemisel Euroopa Liiduga olukord muutus. Kontroll ning kalavarude hindamine on teadlaste poolt taastatud. Püüginormide väljatöötamine toimub rahvusvaheliste kvootide alusel vastavalt kalavarude seirel kogutud andmetele. Üks kõige levinum püügiviis meie rannikumeres ja siseveekogudes on võrgupüük. Kalavõrke nimetatakse ka nakkepüünisteks. Kalapüüki nakkevõrkudega on läbi aegade peetud kutseliste kalurite pärusmaaks. Nakkevõrgu püügi põhimõte seisneb kala takerdumises võrgulinasse või kiilumises võrgusilma. Tänapäevased võrkpüünised valmistatakse jõhvitaolisest monokiust. Võrkude püügil asetamise sügavus sõltub sellest, kas kala liigub vee pindmistes, keskmistes või põhjakihtides. Kuna rannikumerest püütav kala paikneb peamiselt põhjalähedastes veekihtides, pannakse ka võrgud sinna. Nakkevõrgu püügiomadused sõltuvad sellest, kas võrk on kalale märgatav ja kui pingul on võrguniidid. Kala liikumisel ette jäävat lodevat võrkseina märgates üritab ta seda läbida. Pingul võrgusilm teeb aga kala ettevaatlikuks. Teisalt sõltub kala reageerimine nakkevõrgu niidi nähtavusest. Niit peaks olema nii peenike, et kala seda ei märka. Samas peab võrguniit olema nii tugev, et kala veest väljatõmbamisel see ei katkeks. Võrgu sisselaskmist alustatakse paadist, liikudes vaikse käiguga edasi risti samasügavusjoontega, sest tavaliselt liigub kala piki samasügavusjooni. Võrgud asetatakse püügile ankrutega. Kõigepealt lastakse vette ankur ja selle külge seotakse otsapoi. Mitut omavahel ühendatud nakkevõrku nimetatakse võrgujadaks. Võrgujada lõpus lastakse vette otsaankur ja pingutatakse see poiliiniga. Viimasena veeskatakse võrgujada lõpupoi koos püügivahendi omaniku tähisega ja andmetega püügiõiguse kohta.
Talvine jääalune püük ei ole mitte ainult Sikuska meeste hobi, vaid kutseliste kalurite igapäevane töö Peipsil ja Võrtsjärvel, kus kala püütakse nakkevõrkudega. Talvine kala on uimane, rohkem aega magab ja liigub põhja peal. Jääalune püük algab esimese jää tulekuga ja kestab seni, kuni jääolud lubavad. Nüüd hakkame siis seda võrku jää alla ajama. Selleks on olemas mul siin ka siis 25-26 meetrit pikk irelatt, mille ma siis ajan siia jää alla. Järgmisena panen talle nööri karabiiniga järgi. Ma võtan teiselt poolt selle irelati august välja, siis ma saan selle nööri kätte ja nööri pidi ma tõmbangi selle sama uuesti selle võrgu jää alla sisse. Me teeme seda tööd kahekesi ja me lükkame selle siis lati siia jää alla. Nii, ja nüüd näppaga. Ja nüüd ta läheb siia. Nii, nüüd on ta all. Nöör on kindel ja nüüd me läheme teeme ühe vaheaugu. Et me saame seda irrelatti nüüd edasi lükata. Sellega me nüüd otsime jää alt selle irrelatti ülesse. Ja nüüd me lähme edasi. Nüüd on üks auk veel teha, kus me võtame selle irrelatti välja. Nii, nüüd me meelitame selle asja siia nüüd kuidagi viisi üles. Hoia. Nüüd ongi meil see nöör käes. See nöör on käes ja nüüd me läheme teise augu juurde ja sealt me hakkame võrku sisse laskma. Ma seon ta nüüd siin kinni. Kindlalt. Kontrollin üle, et see jumala pärast lahti ei jookse. Medu peame hakkama otsast pihta. Abiline juba tõmbabki mul. Tõstan üles võrgu karabiini omavahel kokku ja valmis ta ongi. Tinanöör viib selle asja põhja ja korknöör hoiab selle võrgu üleval. Temal peab olema nüüd nii palju välja arvestatud, et kui nüüd siia see kala tuleb siia sisse, et ta kohe põhja ei vaju sellega. Ta peaks oma nina siia sisse panema ja kuna kohal on siia huvitavad lõpus ääred, need on nagu noad siin, need on nii teravad, et siin tegelikult sõrvega ei tahagi puutuda. Tal ei ole palju siin vaeva näha, et ta siia sisse jääb. Kui on ikka külm meil ära olnud, siis me tuleb lihtsalt tuuraga meil siis auk lahti teha. See sama tokikene väike märgistab ära, et mul on nüüd 50 meetrit võrku siin. Siin on nüüd võrgud kinni seotud omavahel ja siis ma üritan selle nüüd lahti teha. Minul on ta nööridega, niitidega niiviisi alla lastud, mul omal mugavam on. Ja nii ma lapingi selle võrgu siia kenasti augu ääre peale. Teisest otsast on ta muidugi nööriga kinni pandud, et me saame ta tagasi tõmmata. Ja nüüd ma käin selle 50 meetrit niiviisi läbi. Ja siit otsast me saame kala kohe. Siit tuleb meil jälle kala. Latikapoiss. Tegelikult see on nii väike latikas, et ma hea meelega laseks ta tagasi. Kenasti elu peale. Äkki ta ütleb teistele edasi, et nad järgmine aasta tagasi tuleksid. Läänemeres kasutatakse traalpüügil nii pelaagilist kui ka põhjatraali, mille tööpõhimõte seisneb kala suunamises laeva järel veetavasse traalikotti.
Eesti vetes püütakse traaliga põhiliselt räime ja kilu. Traalpüügil on tähtis abivahend kajalood, mis näitab, millistes veekihtides kalaparved liiguvad. Vastavalt kajaloodi sügavusnäitudele veeskatakse traalpüünis. Kalaparvede liikumist mõjutab ööpäevane rütm. Päeval hoiavad räimed ja kilud sügavamale, öösel tõusevad pinnakihtidesse. Traalnoot on lehtrikujuline laeva järel veetav kalapüünis, mille moodustavad pukseerimisvaierid, traallauad ja neid püüniste tiibadega ühendavad kaablid, traalikere ja pära. Traallaudade ülesanne on traalnooda lahtivedamine. Traalpüünise keskosa on valmistatud suuresilmalisest noodalinast ja päraosa peenesilmalisest noodalinast, millest kala läbi ei uju. Liikuv võrksein hirmutab kala ja põgeneda püüdev kalaparv koondatakse üha kitsenevasse traalpüünisossa, kust väsinud kalad satuvad lõpuks kalakotti. Ühe traalimise saak võib olla 10 tonne. Mõrd on üle maailma laialdaselt levinud kalapüügivahend. Mõrra võib jätta püügile pikemaks ajaks veest välja võtmata. Kalakotti kontrollitakse pidevalt, et saada kätte elus kala. Püünise saab asetada veekogus ka sellisesse kohta, kus teiste püügivahendite kasutamine on võimatu. Mõrrad on oma püügipõhimõtte järgi lõkspüünised, kuhu kalal sisenemine on kerge, aga väljumine raskendatud. Tööstuslikul mõrrapüügil kasutatakse keerukaid 100 meetritesse ulatuvaid lõkspüüniseid. Tüüpiline mõrd koosneb põhjast veepinnani ulatuvast võrkseinast, mis pannakse risti kala liikumisteega. Seda nimetatakse juhtaiaks. Juhtaed juhib kalad kariaeda, mis oma teravnurkselt tagasi keeratud tiibadega ei lase juba kariaeda sisenenud kaladel leida väljapääsu ja suunab nad mõrra suu poole. Mõrrasuud ja mõrrakere ühendab ahenev mõrrakael. Rõnga või raamikujulised vitsad hoiavad mõrrakere avatuna. Mõrrakeres asetsevad lehtrikujulised ahenevad pujused, kust tagasiteed leidmata liigub kala edasi kalakoti poole ja lõpuks kotti. Paigutussügavuse järgi liigitatakse mõrdu avavee ja ääremõrdadeks. Sügavuspiiriks on 3 meetrit. Avavee mõrdu kasutatakse püügil, kus veesügavus on üle 3 meetri. Nüüd lähevad topeltankrud alguses. Paistab, et ankrud on korralikult põhjas. Ja no nii, nüüd ongi juhtaia sisselaskmine. Tiivase pullad hakkavad vee alla vajuma juba. See näitab ka seda, et minul on keti raskused ja kõik on nagu õieti pandud. See ongi eesmärk, et kett viiks selle põhja ilusti. Nii, nüüd meil sai juhtaed, sai otsa. Ja nüüd hakkab minema siis karjaaia osa. Kõigepealt lähevad nüüd tagasilöögi nurgad. Nii, ja nüüd lähevadki kere ja rõnga osad nüüd. Nüüd on meil siis mõrd kere sees. Me läheme sõidame nüüd üldse mõrra kere juurde. Suudme poolt hakkan tulema. Saab abiline vaadata täpselt, et kuskil veel ei ole jäänud tiiru peale, enne kui ta ankrut külge paneb. Veame nüüd selle köiega, mis meil seal nurgaköis oli, selle ankru veame põhja kinni veel jõuga. Siis veame ka teise poole ära ja see mõrg on juba püügis. Kõigile ankru otsa lähevad need siuksed pikad paelad pulladega, et pärast me saame sügisel need mõrrad kätte või siis suvel, kui me võtame nad välja pesemiseks. Ja on angerjas sees. Ongi nüüd see angerja pujus. Väike auk siin. Vaatame, mis siin sees on puhas angerjas.
siin on ju väga kena saak. No uskumatu. Ja kahjuks kestab meil see saak siin ainult, noh, kas me kuu aega saame seda? Ei saa. No ikka enne jaanipäeva lustavad ära. Siis on see kala siit ära. No nii, siis ta tuleb. Ääremõrdu kasutatakse sarnaselt avaveemõrdadega nii merel kui ka järvedel. Kui avaveemõrdade minimaalseks püügisügavuseks on 3 meetrit, siis ääremõrdu kasutatakse madalamas vees. Tiib on seal, mõrratiib. Ujub vastu tiiba. Siis jõuab siia karjaaeda. Ja karjaaiast tuleb ta siia kotti. Kotil on 3 niukast pujust. See on kõige viimane pujus, see on kõige väiksem. See on nagu trehter põhimõtteliselt. Ja siit enam välja minna ei oska, ta tuleb siit sisse küll ja siis ta jääb siia tiirutama. No mõni võib-olla oskab ka. Üksinda merel käivad rannakalurid eelistavad lihtsa ehitusega kergesti sõudepaadist käsitsetavaid mõrdu. Kastmõrd ehk kakuaami on passiivne püügivahend. Jaapani päritolu püünis kakuaami toodi Eestisse 1938. aastal Kaug-Idast. See osutus erakordselt tõhusaks püügivahendiks ja on kasutusel tänapäevani. Kastmõrd on kogu püügiaja samas paigas seisev suurim lõkspüünis, mis koosneb juhtaiast, järsu nurga all tagasi keeratud tiibadega kariaiast, tõusuteest, 1 või 2 pujusest ja pealt lahtisest kastist. Kariaiast algav tõusutee suunab kala läbi mitu meetrit kõrgemal olevast pujusest avarasse mõrrakasti. Kastmõrda kasutatakse kevadisel räimepüügil. See on traditsiooniline ja loodussõbralik püügivahend. Tavalise mõrraga võrreldes on kastmõrraga võimalik püüda suuremaid kalakoguseid. Ruumikas kalakastis jätkub rohkem hapnikku, millest sõltub kala kvaliteet. Kastmõrda on ka kergem tühjendada. Kastmõrraga püük on üks ökonoomsemaid püügiviise. Kastmõrda kasutatakse ka tuulehaugi püügiks. Tuulehaug on Eesti kaladest kõige suurem rennumees. Ta on ainuke kala, kes regulaarselt rändab Läänemere ja Põhjamere vahel. Talvel, jõulude ajal on ta Põhjameres. Kevad-suvisel ajal käib Läänemeres kudemas. Kui püügiaeg lõpeb, siis võetakse kastmõrrad veest välja. Algab nende puhastamine, parandamine ja ettevalmistus järgmiseks püügihooajaks. Ja terve aasta otsa siis ootame seda ilusat aega, kui jälle merele saab minna.
kui võrreldes nagu ütleme agressiivse traalpüügiga, siis ta on passiivne, ta pannakse merre, ta on ühe koha peal ja siis tegelikult jääb ainult aega oodata, kas siis saad kala, seal nagu inimese teha enam midagi pole, et eks me oleme selles suhtes ikka väga olulisel määral looduse meelevallas. No sellel on nüüd põhi on nagu ära kulunud, et vahetasime põhi ära. Et see on sellest tihedast lappamisest, et kui päevas 5 korda lappad, et siis 4-5 aasta jooksul ikka tuleb põhi ära vahetada, midagi ei ole teha. Et merepõhi on kivine, kala käib kivide peal kudemas ja see on nagu paratamatus. See püügiosa on täna nagu kõige väiksem, et ta kestab meil heal juhul 2 nädalat, aga vaegtööde osas panemine, parandamine kokku tegelikult need muud tööd võtavad aega 1,5 kuu kokku. Angerjapüük algas Eestis rannalähedasest merest ja sisevettest ulatuslikumalt 20. sajandi algul, kui angerjas leidis delikatesskalana turustamist suurlinnades ja välismaal. Eesti talurahvas ussitaolist angerjat harilikult toiduks ei tarvitanud. Saaremaal kasutati angerjat 20. sajandi algul seebi keetmiseks. 70. aastatel kandus angerjapüügi põhiraskus sisevetele, peamiselt Võrtsjärvele. Angerjaid püütakse rivimõrraga, mida kutsutakse angerjarüsaks. Angerjarüsa on väike tiibadeta mõrdpüünis, mis koosneb 2 vastakuti suunatud madalast kerest ja neid ühendavast kuni 0,5 meetri kõrgusest lühikesest juhtaiast. Angerjarüsade omavahelisel kokkusidumisel moodustub jada, mida nimetatakse rivimõrraks. Mina olen püüdnud siin üle 15 aasta ja mina ütlen küll, et kala on iga aastaga rohkem. Ei saa öelda, et vähem. Lihtsalt, et kätte saamine on probleem. Angerjamõrd on lihtsalt väiksema silmaga ja kui suurt kala püüda, siis peaks see silma suurus 2 korda nii suur olema. Siis saaks suurt kala ka rohkem. Ühtegi silma ei tohi katki olla. Kui sul üks silm on katki, siis see angerjas sees enam ei ole. Ta lihtsalt teeb selle augu ja ta on meeskonna kala, ütleme. Tema läheb, kui üks on läinud, siis on kõik järel. Rivimõrda teatakse kui ajaloolist tindilõksu. Lõheliste seltsi kuuluv meritint tuleb kevadel Pärnu lahte, kust suundub Pärnu jõkke kudema. Meritint on anadroomne kala, kes elab meres, aga kudemas käib jões. Nootade ehk kurnpüüniste püügipõhimõte seisneb veekogu teatud osa noodaga ümberpiiramises ja sealt kala kättesaamiseks veetakse püünis kokku. Eesti vetes on enamkasutusel põhjanoot. Ka põhjanootasid on 2 liiki. Meres kasutatakse põhjanoota lestapüügil ja Peipsi järvel kaldast kaugemal koha ja ahvena püügiks. Peipsil nimetatakse seda mutnikuks. Oma ehituselt ja püügipõhimõttelt on need sarnased.
Põhjast veepinnani mitteulatuv sümmeetriline püünis heidetakse kolmnurkselt või ringikujuliselt veekogu põhja. Noota veetakse välja ankurdatud paadile mõlemast tiivast üheaegselt. Nooda avamiseks on tiibade ja noodapära suupealne selis varustatud ujukitega. Põhjaselisele on kinnitatud raskused. Veoköiteks kasutatakse jämedat ja rasket köit, mis mööda põhja vedades tõstab üles põhjamuda. Sellega tekib läbipaistmatu mudakardin. Kala hirmutatakse kahelt poolt lähenevate kardinatega kitsasse koridori. Viletsa nähtavusega sogases vees satub kala tiibade vahele ja sealt edasi kalakotti. Lestanoodaga on nii, et lased ankru sisse, siis lased kõigepealt ühe köie, siis tuleb sinna vahepeale tuleb see põhjanoot ja siis teise köiega lähed uuesti ankru juurde tagasi ja võtad ankru peale ja siis hakkad nagu kerima välja neid köise ja siis ta nagu koondab selle lestasena kokku ja noot tuleb tagant ja korjab ära. Ta haarab üsna suure maa-ala, see mingi ring on 3 kilomeetrit kuskil. No lesta võib püüda öngega, siis võrguga, põhjanoodaga, traaliga. Ja traalpüügi viga on see, et sa ei tea, kas seal all on sul kala või ei ole kala või. Aga siin tõmbad selle tunnikese seda köit ja sul on kohe teada, kas seal on mõtet veel püüda või pole mõtet püüda. Et valid uue koha või lähed koju ära. No ega ma sunniviisiliselt ei käi, ütleme nii, et jälle see on ikkagi suke kutsumus või hobi ja töö on koos. Et vanasti sai siis, kui sõjaväest tulime, siis sai siin seda asja alustatud nagu ja siis vahepeal Atlandil kaugel seda seinnooda püüki tehtud ja siis tuli see valitsuse vahetus. Vene riik sai läbi ja sai need laevad ostetud ja pangalaenudega. No jah, alguses oli jälle neid rohkem, ütleme nii, aga siis läks see asi nagu nihu ja siis sai ainult ühega edasi mindud nagu. Kala oli ka vähe ja nüüd. Aga nüüd praegult on jälle normaalne, nii ta käib. Kalur loodab iga aasta. Nüüd kala tuli tagasi, nüüd on jälle meel hea ja ega see käibki nii, et üles alla kogu aeg, et kellegel on kusagil parem ja kellegel on kehvem ja Peipsi järve avaveel kasutatakse erilist noota, mida nimetatakse mutnikuks. Mutniku ehk põhjanooda puhul on tegemist püügivahendiga, mis on mõeldud veekogu põhja hoiduvate kalade püügiks. Nimetus mutnik tuleb venekeelsest sõnast mutit, mis tõlkes tähendab sogaseks tegema. Mutniku püük erineb põhjanoodaga lestapüügist ainult veoköite materjali poolest. Lestapüügil kasutatakse põhjast muda ülestõstmiseks pehmet köit, aga mutnikupüügil lappesse veetud ja punti seotud noodalina. Mutniku vedamisel veekogu põhjast üles tõstetud mudapilved hirmutavad püünisesse igas mõõdus kalu. Püünisesse sattunud alamõõdulised kalad lastakse järve tagasi.
Kõrvuti nüüdisaegsete püügivahenditega tuleks au sees hoida ka vanad, traditsioonilised püügiviisid. Kõige lihtsam veonoot on kaldanoot, millega loomus veetakse kaldale. Veonooda omapära seisneb selles, et tema võrksein peab ulatuma kokkuvedamise ajal veepinnast põhjani. Kala koondatakse noodapärasse. Kõige lihtsama ehitusega veonoodal on mõlemal pool noodapära ühepikkused noodatiivad. Tiivade otsas on veoköied. Esimesena veeskattavat veoköit nimetatakse kannaköieks ja lõpus veeskattavat jooksuköieks. Kui noodatiivad on ühepikkused, tõmmatakse mõlemad veoköied välja üheaegselt. Tõugias on Eesti suurim karpkalaline ning ainuke röövtoiduline nende hulgas. Tõugias elutseb peamiselt Peipsi ja Võrtsjärves ning nendega ühenduses olevates suuremates jõgedes nagu Emajõgi ja Narva jõgi. Tõugja püük on aastaringselt keelatud ja ta on kantud Eesti punasesse raamatusse. Silm ehk sutt pole tegelikult kala, tegemist on sõõrsuuga. Narva jõgi on ajalooliselt kõige suurem silmujõgi Eestis. Silmud kogunevad juuli lõpul Narva jõkke kudema. Nad liiguvad põhja lähedal suunaga vastuvoolu, sageli peatudes, hoides end suuga kividest kinni. Silm on öösel aktiivne, päeval varjub ta veekogu põhja kivide ja juurikate alla. Silmutorbikud seotakse pealiinile, mille mõlemad otsad on ankurdatud. Ankrud on varustatud poidega, mis tähistavad püünise asukohta. Püügil hoiab vool torbiku vastu põhja, avausega mere poole, kust liiguvad silmud torbikusse varjuma. Hädas meil on harjalikult 50 torbikut. Vahe on kuskil, võtame 5-60 cm on vahe, iga torbiku vahe. On tarvis, et torbik läheks iga mille põhja jääks. Ja jääks niisuguse hobusraua kujuga, no enam-vähem niisugune. Siis iga torbikaga on põhjas ikka on, et on niimoodi, võtab nii piltlikult, ta on nii põhjas ja nad püüavad ja kui vee jooks on, siis nad vähe liiguvad ka niimoodi. Kui vool on, täna tuleb vee keeris, kalad puhkavad taha tuleb. Aga silma põhjakala, ta kardab valgust. Ja pärast, kui selle valgus eest hakkab otsima pimedust. Ja siit ta ise imeb sinna sisse seda kala. Kala läheb siia juurde ja supsi sinna sisse. Silmutorvik tähendab koosneb kahest osast, või nii ütelda. Üks osa on peakoonus ja teine on nagu sisemine koonus. Peakoonus tehakse paksamast materjalist, kuskil meil on 1,2 mm kuni 1,4. Aga see supp on, mis on väiksem koonus, mis sisse läheb. Sest me teeme kuskil 0,6–0,8 mm paksusest materjalist. Ja nii, et on tähtis see on. Aga miks see haugud sinna augud, see veevahetus peab sees olema.
enam väärtustavad inimesed oma vaba aega, otsides hobisid, mis viiks neid loodusesse ja annaks piisavalt füüsilist koormust. Kalapüük on kindlasti üks aktiivse vaba aja veetmise viis. Kui spinningu loopimisest isu täis saab, on võimalus proovida rahulikumat, kuid sugugi mitte vähem põnevust pakkuvat püüki põhjaõnge ehk õngejadaga. Tegemist on öise püügivahendiga, mis lastakse vette õhtul. Hommikul päikesetõusu ajal võetakse õngejada välja. Õngejada kui tööstuslik kalapüügiviis on tänaseks oma tähtsuse minetanud. See tegevus on jäänud põhiliselt harrastuskalameeste ja osaliselt ka rannakalurite mängumaaks. Õngejada on püünis, mille püügipõhimõte seisneb kala peibutamises söödaga õngekonksule. Tavaliselt kasutatakse söödaks vihmausse või väikest söödakala. Põhjaõngejada koosneb pealiinist ja sellele kinnitatud lipsudest, millede otsas on õngekonksud. Põhjaõngejada vette laskmine toimub analoogselt võrkude vette laskmisega. Alguses lastakse vette raskus ja märklipp, mille külge on varem kinnitatud õngejada. Seejärel veeskatakse õngeliin. Õngejada lõpus pannakse vette teine ankur ja märklipp. Erinevate kalapüügiviiside ja vahendite kasutamine eeldab kalade eluviisi ja liikumise põhjalikku tundmist. Saagikuse säilitamine ja kalavarude kaitse nõuab kalurite ja teadlaste tihedat koostööd. Ikka selleks, et merest, järvedest ja jõgedest oleks ka järgnevatel põlvkondadel midagi toidulauale panna.